nüüd on aeg diskussiooniks, sest et me hakkame arutlema selle üle, kas e-teenuseid võiks olla rohkem või võiksid nad olla paremad. Ja selleks palun ma siia Egle Sarapuu Trinidadist. Eglest nii palju, et Egle on kasutatavuse ekspert. On nii? Just. Siis palun Agu Leinfeld Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus. Just, SMIT, lühidalt SMIT. Siis ma palun siia Indrek Sauli, kes on tuntud koolitaja. Ja ma palun ka Hendrik Roonema, kes on tehnoloogia-ajakirjanik, kes võib-olla teab neid asju, ja ka Taavi Kotka. Jälle mina. Okei. Meid pandi kaugemale, et me käsipidi kokku ei läheks. Väga hea, tuline diskussioon juba olemas. Ei lähe. Ma vaatasin natukene statistikat ja ma ütlen, et ÜRO peetava IT-indeksi põhjal me oleme kogu aeg kusagil top 20. Aga me ei ole kunagi olnud top 10. Ja ma ei teagi täpselt, mis see põhjus on. Taavi, sa tahad öelda? Sind huvitab üldse nagu seal topis võetakse arvesse mitte ainult IT-näitajaid või teenuste näitajaid, vaid üldiselt nagu üldist riigi toimimist. Haridustaset ja... Eesti on number 1 maailmas täiskasvanute kirjaoskuses ja number 3 teenustes. Et, mis on võib-olla nagu esiltõstmiseks, aga me oleme 135. ettevõtte maksudes, sellepärast, et kui teate, siis Eestis ettevõtjad maksavad ära sotsiaalmaksu ja see langetab meid 135. Üks selline näite, kui selle oleks nagu oluliselt kõrgem oleks kohe nagu. Aga Praxis on teinud selle kohta väga analüüsi ja demokeskuses on võimalik võtta välja need põhjused, miks me oleme nii all, et kes rohkem huvi tunneb, et selle kohta on tehtud täitsa uuring, et ei ole üldse nii hull. Ise teame, et tal on parem. Egle, sina oled oma töös, igapäevases töös puutud kokku kogu aeg keskkondadega. Et siin algselt Kalle Arulal oli mure, et inimesed tegelikult ei kasuta e-teenuseid. Et e-teenused on olemas, ma kusjuures vaatasin eesti.ee-st järgi, ma ei suutnud kokku lugeda. E-teenuseid on tohutult. Neid palju? 300? 3000. 3000, okei. Mitte veel Eesti sees, aga üldse on 3000. Jah, et seal oli ka sellised, et nagu mingisugune taotlus, Kuressaare taotlus, Paide, niisugused dubleerimis oli kõvasti ja kasutatavuse koha pealt mul nagu ei tahtnud enam see kasutamine edasi minna. Egle, oskad sina kommenteerida, et mis võiks olla paremini e-teenuste puhul? Meil on täna e-teenus on nagu tükitöö, eks ole, et mõtleme, et on vaja ühte teenust teha, siis me teeme seda teenust, vahepeal on hanked ja kõik muud. Mis meil puudu on täiesti tegelikult, on puudu teenuste strateegia sellisel kujul, mis on kasutajast lähtuv, eks ole. Et siis tegelikult ühe inimese eesmärgi saavutamiseks on meil tegelikult vaja mitut e-teenust suure tõenäosusega. Ja kui me vaatame Eesti e-s, eks ole, neid teenuseid, siis seal on väga tihti on see, et andmete kontrollimine, andmete vaatamine, andmete täiendamine, kõik on eraldi teenused, eks ole. Ja siis veel mitu asutust pakuvad samad teenust. Ja mitu linna ka? No, eks ole. Ja tervikpilt on tegelikult see, et selleks, et midagi tehtud saada, mingit oma eesmärki saavutada, pean ma läbi käima tegelikult mitmest e-teenusest. Ja siis, kui ma olen õhtuks lõpetanud selle, siis on täitsa okei, et ma ootan aasta aega enne, kui ma tahan järgmist korda proovida, eks ole. Et see kasutatavuse ahel, kliendikesksus on nagu puudu, et on hanke korras öeldud, võtame selle, me räägime praegu riigi vaatenurgast või riigi asjadest natukene, aga et võtame selle, teeme selle ära, korraldame hanke, tehakse see teenus valmis ja siis teisel ajal, teises kohas avastab teine organisatsioon või asutus, et ahaa, meil oleks vaja veel sinna jupp juurde panna, teeme järgmise hanke, teeme teise asja ja siis see ahel kui selline, mida klient kasutada, vist on katkenud kuskil. Ja siis on nagu terve hulkigast erandeid, mille pärast ma
poolel teel avastan, et ma tegelikult ei saa e-teenusega edasi minna, et ma pean näiteks kohale minema. Ehk siis me oleme kõik need ideaalversioonid, nagu Taavi rääkis, eks ole, ära katnud, et petta ei saaks ja parim stsenaarium, mis võiks olla selleks, et justkui ei peaks väga palju analüüsima, et kus see keerukus sisse tuleks, eks ole, et teeme kähku ära selle teenuse. Et kui me analüüsiksime neid eriolukordi ja seda, millises keskkonnas inimesed tegelikult neid reaalselt kasutavad, eks ole, et siis see kvaliteet juba tõuseks väga palju, aga jah, täna on kahjuks ka see probleem. Mul oli endal hiljuti kogemus prügi.ee, sunniti mind prügivedajat vahetama. Mul on väike maja kesklinnas ja see sagedus, millega ma prügi tahtsin et nad ära viiksid, mul on teada, mis mu varasem sagedus on, ei saa. Sellist sagedust ei ole võimalik. Kuidas te nii vähe prügi tarbite? Et ma pidin helistama, rääkima, kirja saatma ja siis täitma ikkagi lõpuks valeandmetega avalduse ja sinna juurde kuhugi nurga peale kirjutama umbes, et tegelikult ma tahan vähem, palun arvestage sellega. Ja siis hiljem nemad helistasid mulle tagasi, saatsid kirja, saatsid uue lepingu, käisid, täiesti mõttetu selles mõttes, et täiesti mõttetu e-teenus. Et Agu, äkki sa oskad rääkida meile, millest täpselt sellised probleemid näiteks tekivad riigis või üldse e-teenuste loomisel? Minu taju on olnud selline, et kodanik tajub seda maailma natukene teistmoodi kui need, kes kodaniku nimel on tellima pandud. Ehk siis väga sagedasti juhtub see, et kui ametnikkond võtab endale arendusprotsessis selle kogukonna esindaja rolli, siis ta tegelikult ei suuda välja mõelda sellest oma ametnikule ette antud barjäärist. Sinu vastutus, sinu mõõtmine, sinu käitumine on püsti pandud seda hierarhiat pidi, kuhu sa kuulud. Ja kodaniku taju, nagu siin eelmised näited käisid, kodanik tajub, et ma tahan teha sammu 1, sammu 2, sammu 3. Kodaniku väga see pool ei puuduta, et seal on mingisugused ametkonnad, ministeeriumid, erinevad valitsemisalad. Minu praktika on selles, et riigis kõik need projektid, kus läheb ministeeriumite vaheliseks koostööks, vajab niisugust täiesti omaette riskijuhtimise või ristihalduse metoodikat ja omaette sellist oskust, et ennast sellest nagu läbi viia, et tahan siin väga liiga konkreetsete näidete peale minna, aga riigis on ka niisugused häid näited, ma läheks võib-olla nende pealt liikuma. Näiteks, kas nüüd kodanik seda teenust otse tahab, aga kui siis mõni kodanik satub kiirust ületama maantee peal, siis tegelikult selleks, et see teenus kiiresti efektiivselt konto vähendamiseni jõuaks, on väga palju erinevad ametkondi, kes peavad tegema koostööd. Et sellest võiks rääkida nii toredad edulugusi, kuidas riik on suutnud panna kõik erinevad ametkonnad, sealhulgas erasektori struktuurid ühe eesmärgi nimel tööle. Ja Tallinna valitsus foorikaamerad vilguvad meil juba mis ajast? 2 aastat või päris nii palju vist ei ole. Eks ole, aga kui me jõuame sellesse kohta, et mingil põhjusel võiks see teenus kodaniku jaoks toimida, siis me jõuame järelduseni, et avalik teenus on hoopis midagi laiemat. Avalik teenus ei võrdu ministeerium, ametkond, valitsemisala ja siis tekib küsimus, kes on selle avaliku teenuse tellija, mis on mitme valitsemisala ülene ja kui see tellija sinna määratakse, et kas ta tegelikult seda lõppkasutab probleemi ikka lahendab, äkki ta hakkab mingit muud probleemi lahendama. Siin on selles mõttes on huvitav, et mitmed riigi poolt loodud e-teenused või platvormteenused nagu XD või ID-kaart, kogu selle asja kasutusele võtmine võimaldab ettevõtetel või ka startupidel või ka mingisugustel eraisikutel luua uusi teenuseid sinna otsa, mis iganes, alates bussiaegade näitamisest kuni seal mingite kinnitusteni, allkirjastamisteni, asjadeni välja, et sa saad sedasama asja, sedasama teenust laiendada, algset teenust laiendada äris. Hendrik, ma küsiks sinu käest niimoodi, et ma kuulasin ühte su saadet ja sa ei olnud väga kindel igasuguste uute teenuste kasutamises või sellises, näiteks startup teenuste puhul, et startup loob mingi uue teenuse, sa ei ole kindel selles, et kas see jääb püsima, kas seda on turvaline kasutada. Tõenäoliselt riik sellega tegeleb alati, riigi teenused on kõik, need riskid on hajutatud. Oskad sa äkki rääkida mõnest sellisest näitest, mis ei ole riigi teenus, aga mis on hästi integreeritud Eestis või kasutusele võetud? Ma ei tea, kõik need teenused, mida ma kasutan,
võtame siis Google.com ja temaga seonduvad teenused ja Facebook.com ja temaga seonduvad teenused ja Instagram.com ja igasugused muud asjad, et need, mida ma kasutan, need üldjuhul ka nagu toimivad. Me ei viitsi oma aega ju raisata selle peale, mis tähendab erinevalt riigist, kus, eks ole, jõumonopol või sunnimonopol on nagu riigi käes, et neil on võimalik mind sundida kasutama mingit teenust, nagu näiteks lapsele nimepanek. Et siis vabatahtlikud teenused, neid mind nagu keegi ei sunni kasutama. Aga iseenesest mulle ma jäin mõtlema, et mulle see lähenemine nagu PR-i mõttes täitsa meeldis, et kui riigil on nagu vaja mingit teenust, kuidas kiiresti papp kätte saada, et siis järsku hakkavad nagu maagiliselt kõik ametkonnad tööle, erasektor kaasatakse ka kliendi jaoks ehk minu jaoks, kus ma olen kiirust ületanud ja pean seda teenust tarbima, toimib kõik nagu nõiaväel, no mitte mingisuguseid keerulisi probleeme, ei mingisuguseid lollakaid kasutajaliidesid, mitte midagi. Ja kui mul on vaja lapsele nime panna, et siis kui mul on midagi vaja, et siis ma nagu ei saa. Aga ma saan aru, et ma lihtsalt ei olnud osanud niipidi mõelda, et tõesti meil on ka nagu positiivsed näiteid e-teenustest. Iseasi, kas sa seda teenust väga saada tahad? Ei taha jah, ja ega ma ei ole ka ilmselt väga sage nagu tarbija. Aga võib-olla on võimalik jah sellelt pinnalt nagu edasi liikuda, et tõesti, et võtta need teenused, mis nagu toimivad ja proovida nad siis pea peale pöörata. Et riigil kujutada ette, et kui riigiametnik ületab kiirust, näiteks ta on ka nagu kliendi olukorras, et ta võiks seda oma järgmise teenuse disainimisel seda kogemust äkki rakendada. Indrek, sinul on, me enne seminari natuke suhtlesime ja sinul oli päris selliseid huvitavaid näiteid, et kus on hästi ja kus on halvasti, et äkki jagaksid meiega? Ma olen aastaid ja kõige rohkem vingunud ID-kaardi infrastruktuuri üle. Ja tõenäoliselt veel jäägi nagu pikka aega selle üle vinguma. Taavi ütles, et me kasutame nagu riigiteenuseid harva. Minu meelest ei kasuta harva. Ma hakkasin mõtlema, ma arvan, et ma puutun üle päeva kokku avaliku sektori teenustega. Võtame näiteks sama, kui ma kasutan internetipanka, siis ma ju tegelikult kasutan ka ID-kaardi infrastruktuuri. Ma nüüd ei tea, kas selle viimase driveri uuendusega, kas sellele leiti rohtu nagu, et iga kord, kui ma võtan oma arvuti küljest ära ID-kaardi lugeja ja panen selle tagasi, siis ma pean, eks ole, oma veebilehitseja kinni panema ja uuesti lahti tegema. Mul on 50–100 veebilehte korraga lahti, eks ole. See, kui ma ootan, siis kui need kõik asjad uuesti üles laadivad, siis ma pean pooltesse sisse logima, eks ole, et väike asi teate, aga kui seda nagu üle päeva pead tegema, eks ole, siis see nagu lõpuks summeerib selliseks küllalt massiivseks negatiivseks emotsiooniks. Miks sa mobiil-ID-d ei kasuta? Vot, ja ma lihtsalt, eks ole, see on nagu, miks ma seda ei kasuta? Esiteks ma ei kasuta seda põhimõtte pärast, sellepärast, et kui ID-kaardi infrastruktuur on loodud, siis mina eeldan, et see töötab. Et see, et sa ütled, et kuule, tead, mine sellest probleemist mööda, ära vaata seda probleemi. Muidugi ma võin niimoodi teha. Aga mul ID-kaardiga seonduvalt, eks ole, minu põhitöö on seotud ettevõtete kliendisuhete ja kliendikesksusega. Ja see, mida ma näen ID-kaardi platvormi puhul, on see, et seal on rohkem riigikesksust ja seal on vähe kliendikesksust. Ei ole nagu seda inimest, kellele, Taavi, ma mõtleks hullult nagu, et Eestis oleks üks inimene, kes ütleks, et teate, see ID-kaardi värk, see on minu oma. Ja siis, eks ole, ja tema võtaks nagu seda isiklikult, kui juhtuvad sellised asjad, eks ole, et tuhandete internetipanga kasutajatel ühel päeval, eks ole, see ei tööta, nad ei saa aru, nad kõik helistavad pankadesse, mille peale pank ütleb, ja, me juba teame. Et nagu võtaks neid asju isiklikult. Ma olen ise ka IT-teenuse arendaja ja ma tean nagu seda köögi poolt ka ja minul oleks nagu väga tihti väga piinlik, kui need teenused oleks minu omad. Aga Nüüd, et see on sarnane nagu suurettevõtetes on, et igal teenusel või tootel on vastutaja. Taavi, sul on selles osas kogemus, et... Jah, ma selles mõttes olen sinuga Indrek täiesti nõus. Baasinfrastruktuuri, mille hulka mina loen ka mitte ainult sidet, vaid ka ikkagi XD kui platvormi, ID-kaarte, mobiili-ID-d ja nii edasi. Seda me tõesti kasutame iga päev, see peab olema korras. See, et mobiili-ID-d nii vähe kasutatakse, näiteks Eesti eest sisse logimisel ainult 3% kasutab mobiili-ID-d, see on meie rahva rumalus. Et täpselt, et miks sõita auto, kui saab hobusega, õige.
ehk siis, kui ma tohin täiendada. ei või. Okay. Sest see on oluline. Ühesõnaga, sellest me oleme aru saanud, et X-teele peab tekkima omanik. Täpselt samamoodi peab tekkima PKI-le omanik. Ja üldse teenustel peab tekkima omanikud. Ehk siis, kui me vaatame, mis täna on, ma olen 6 aega juba olnud, ma juba näen, et mis on kõige rohkem lahti, kui me räägime üldse teenustest, siis ongi see probleem, et kui sul on erasektoris näiteks leasing, kapitalirent ja kasutusrent on nagu teenused või tooted, mida nad müüvad, eks, siis neil toonetel on omanik, ta tegeleb ainult sellega, et mõelda, mismoodi oma toodet või teenust rohkem müüa ja kuidas seda nii-öelda ostjal kõige mugavamaks kasutada. Aga ta vastutab selle eest, et see toimiks hästi. Meil on riigis täna nii, ma ei tohi üldistada, on olemas ka väga häid näiteid, kus tegeletakse teadlikult teenuse arendamisega, aga on valdav see, et me teeme korra ära ja siis teeb sinna seisma. Ja kusjuures me teeme ta ära niimoodi, et ongi mingi vorm, ma viskame selle vormi netti ja ongi e-teenus. Aruanne tehtud. No, ma ütlen, et ma olen seda näidet korduvalt toonud, aga ma tegin isa palga taotlust sügisel, kui ma töötuks jäin. Et mu väike laps, isa palk ja puhe. Ja selle asemel küsida mu käest ainult ühte annest, mis päevast. Kõik ülejäänud on olemas. Laps on ju teada, kes mul on süsteemis olemas. Palju ma palka olen saanud, on teada. Et ainult küsimus on, et mis kuupäevast. Isegi see kontonumber, kuhu raha kanda, on maksuametil teada. Küsiti mu käest, meeletut vormi, mille sisust ma absoluutselt aru ei saanud ja lõpuks jäigi tegemata, pärast helistati Rapla büroost, et kuulge, et me näeme, et te sebite siin, et äkki teeme telefoni teile ära. Tegime ära. Ehk siis meil peavad tekkima riigis teenustele omanikud ja nendel samadel, mis nagu Agu rääkis väga õigesti, et ka nendel teenustel, mis on ministeeriumite ülesed või ametite ülesed, ka neile peab tekkima nagu üks vastutaja. See, millest nagu Indrek räägib, et peab olema üks omanik, kelle peale näpuga näidata. Peab tekkima teenuste omanikud, aga meil on vaja tekitada ka kanali omanikud. Eestis on praegu üle 120 kanali, mille kaudu accessida mingid teenuseid. Kui sa kord aastas, jätame nüüd baasinfrastruktuuri jätame välja, kui sa tarbib mingit avalikku teenust kord aastas, esimene mõte, mis sul tekib, on ainult üks, kus nad ostima lähen? Eesti.ee. See peaks olema nagu värav või sisend. Ta ei ole täna seda. Ei, seal on väga keeruline. Ehk siis, üks oligi naljakas. Üks paremaid teenuseid, mulle väga meeldib, on hasartmängu keeld. Et sa saad ise endale peale panna, et hasartmängu keeld, et mind ei lubataks kasiinosse. See oli isa palgast järgmine, sellepärast ma nägin selle seal. Et kui sa panid tähele, jah, isa palgast järgmine. Ehk siis perekonna all, kui sa lähed sisse Eesti.ee, võtad perekonnateenused, hasartmängu keeld. Ühesõnaga meil on neid probleeme, mis on seda, et peavad tekkima ka kanalitele omanikud, kellel on õigus öelda teenuse omanikele, et tead, su teenus on nii kehv, et minu Põlva crowdsourcingul toimiv testrühm ütleb, et on seal mitte kottiga aru, mis tähendab seda, et ma keelan sul selle teenusega siia minu keskkonna tulemast. Et ma hoian teenuse kvaliteeti, kui oma keskkonna kvaliteet pean üleval hoidma. Ja samal, et ta suudab seal kanali sees anda seal teenuse omanikul tagasisidet, et näed, monitooring näitab, 80% jäävad poole peal katki selle pärast, et nad siit väljast ei jõua edasi. Et midagi on siin lahti. Ma ei tule ütlema, mismoodi sa oma teenust paremaks saada, ise teed, aga ma monitooring ütleb, et näed, et ei tööta. Et me peavad tekkima selged vastutused kanalitele ja kanalite arvu tuleb kindlasti vähendada, sest sorry maana, aga kõik me maksumaksjatena maksame nende kanalite halduse ja arenduse ja reklaami kinni. Et me arv peab vähenema, ma ei ütle, et üheni, kindlasti mitte, aga mitte ka 120. Ja teistpidi teenused omanikus. Egle, kas sa oskaksid öelda, et kuidas nagu õpetada või teha niimoodi, et kui kuhugi jäävad kasutajad kinni, et siis see teadmine, et mis selleks teha tuleb, et see teadmine üldse nagu jõuaks omanikuni või selle veebilehe või teenushaldajani? Tegelikult on selleks olemas väga ammu maailmas väga head monitooringvahendid, mis töötab põhimõtteliselt samamoodi nagu Google Analytics, ainult pane külge ja korja seda infot ja tegele sellega regulaarselt, nagu mitte midagi muud. Nii et Ctrl+C, Ctrl+V kuhugi e-teenuse sisse pista ja siis vaadata, et mis sealt tulema hakkab. Reaalselt ka inimene, kes vastutab ja analüüsib seda infot, sellepärast, et lihtsalt infot koguda pole mõtet, eks ole, aga midagi peab juhtuma selle peale. Indrek, sa tahtsid kommenteerida? Ma olen ise just ühe oma teenusega testimisjärgusem, ütleme, et kasulikumat testimisviisi, kui vaadata üle õla uue kasutaja kogemust, mida ta teeb, ei ole olemas. Väga paljude teenuste puhul mulle tundub, et see on jäetud tegemata, et nende uutel kasutajatel istub see arendaja, üks projektijuht, töötellija istub selja taga ja näeb, mismoodi inimesed reaalselt pusivad. Et ma olen seda ise paar korda teinud. See on täiesti öö ja päev, nagu mismoodi see erineb sellisest tehnilisest testimisest.
ma arvan, et me oleme siin jäänud kinni sellesse perioodi, kus tegelikult selle teenuse, e-teenuse arendajaks ja tellijaks oli tehniline inimene. Tähendab, see oli see periood, kus oli vaja näidata, et näete, tehniliselt on võimalik. Saate aru, et me oleme võimelised kõik omavahel suhtlema panema. Aga mis selle perioodiga nagu niisugune legacy'na meile kaasa on tulnud, on see, et tegelikult oleks pidanud toimuma nüüd mingil hetkel muutus. Kuulge, me saame aru, et see tehniliselt on võimalik ja kõik see 400 või 1400 või 5400 tehnilist päringut üksikusse andmebaasi ei ole kliendi jaoks teenus. Täna me tegelikult oleme nagu väga eksitavas semantikaruumis ja ütleme, et meil on e-teenused ja siis nimetame ühte päringut, ühte andmebaasi e-teenuseks. Et see kliendi taju ja tehnilise inimese taju ongi erinev. Ma arvan, et see ajastu, kus tehnilisi teenused tehti, peaks olema tegelikult tänaseks möödanik ja see korrastatus, mõtestatus võiks sinna taha tekkida läbi selle, et ka nende avalike teenuste tegelikult omanikud näevad seda e-d kui ühte kanalit oma avaliku teenuse pakkumisele ja nad hakkavad seda tõesti nagu eest vedama. Pluss, mis nendega kindlasti teha tuleb, on see, et väga hea meel, et Egle siin kõrval istub, see peab kindlasti tekkima, et need avaliku teenuste omanikud peavad tulema välja oma traditsionaalsest hierarhiapõhisest rollist ja asuma kodaniku vaatesse. Ja see on see keeruline paradigma muutus, seda on väga raske teha. Terve elu ja kogu eelnevu kogemus on ametlikult nõutud nagu teistmoodi mõtlemist, mõõdetud on teistmoodi, nüüd keegi tuleb ja ütleb, et muutunud lõppkasutajaks. Ole korra sõltlane mänguautomaatide juures. Sellesse mänguautomaadi sõltlase rolli on sul ametnikul natuke keeruline tulla. Et siin võib-olla on mingid mudelid, mis seda aitaks. See on niisugune teenus, kus küsitakse ainult kui kauaks. Pean uskuma su sõnu, ma ei ole tarbinud selles mõttes. Egle, sa tahtsid kommenteerida? Jah, ma tahaks tuua ühe väga suure probleemi välja, mis meil täna Eestis on, et kui me räägime, et meil on nagu tehnoloogia inimesi vaja rohkem, siis ma peaks ütlema, et meil ei ole Eestis mitte ühtegi õppekava, mis tegeleb kasutajakesksuse, kasutajakeskse disaini, kontrollimisega, kuidas kasutajad millestki aru saavad või kas saavad või ei saa, uuringutega sellisel kujul. Mitte ühtegi. Meil on nagu mõned bakalaureuse kraadi õppekavad, kus on see sees nagu mõne ainena. See on eraldi teadus. Et selles suhtes meil ei ole ühtegi bakalaureust, kes oleks seda õppinud. Need inimesed, kes praktiliselt teevad seda tööd. Ma olen mõne sinu töötajaga kokku puutunud ja nad on peaasjalikult on nad tulnud kas EKA-st või need inimesed, kes on õppinud mingit disaini ja on lihtsalt tehniliselt andekad. Oskavad lisaks sellele, et nad oskavad pliiatsit ja pintslit käes hoida, oskavad nad ka näiteks programmeerida. Aga üks üldistus, mida ma võib-olla kõigile selle jutu pealt teeks, see ei ole ainult riigi probleem, vaid ma olen väga paljudes IT-projektides osalenud erinevates rollides ja mida ma alati näen, on see, et tellija jääb kinni sellesse kasutusloosse, mille ta on ise välja mõelnud ja ta ei suuda sellest välja astuda. Et ta ütleb, et me teeme nii ja nii ja siis kui tuleb ja sa võtadki selle sama inimese, kes ei ole kunagi seda kasutuslugu kuulnud, ütled, et proovi ja siis inimene on nagu esimesel lehel on okei, mis ma siin tegema peab. Ja sa võid kulutada aastaid, ma olen näinud, kuidas kulutatakse aastaid selleks, et arutada, et see nupp käib siia teeme selle, siin paneme loogika niimoodi kinni, et seda ei saaks niimoodi kasutada ja siin teeme sellised asjad ja seda kogu aeg aina mida pikemaks arendustsükkel läheb, seda hullemaks see süsteem nagu kokku kruvitakse. Ja lõpuks on sul niisugune mingi kärakas, IT-kärakas ja siis peaksid tulema need kasutajad ja kasutajad ei saa tulla peale. Hendrik, äkki sina oled väga palju asju tõenäoliselt kasutanud, oled ka teenuseid kasutanud tehnoloogiliselt, et oled sa ise mõnes kohas niisugust asja äkki märganud? Kus... IT-käkki sa mõtled? Ärme ütle käkki, ütleme kärakat. Vabandust. Ma olen ise ühe tootnud. Just. Loomulikult, palju meil neid e-teenuseid oli, 3000 või et eks neid selliseid kärakaid on ju igal pool, on erasektoris, on ju avalikus sektoris, aga mis siin nagu jutt käib nagu selle ümber, nagu tegemist oleks IT-probleemiga, aga ma ei ole kuskilt otsast aru saanud, et see, et millest me siin täna räägime, oleks peaasjalikult IT-probleem. Või et seda juttu on räägitud tegelikult ju, ma arvan, et liialdamata 10 aastat. Ma saan aru, meie hulgas on üks uus töötaja, kellel võib seda ühe korra üle rääkida. Samamoodi nagu sa ütlesid enne, et see Eesti nagu IT-teenuste eksport, mida on ka räägitud 10 aastat, et see ei ole IT-probleem. See probleem on kuskil mujal.
et samamoodi nende teenuste osas, see kasutuslugu on meil ju pagan kirjas, meil on see lausa Riigikogu poolt enamus neid kasutuslugusid vastu võetud või ministri poolt heaks kiidetud, kui nad on määruses. Et need on ju, need kasutuslood on nagu olemas ja need probleemid, kui me hakkame ütlema, et lähme teeme mingi teenuse lihtsamaks, nagu mina ka tahaks, et teenus küsiks kui kauaks või ma ei tea, et Maksuamet ei küsiks üldse mitte midagi, vaid kannaks mulle lihtsalt raha või saadaks mulle arve. Aga kohe me ju põrkume vastu mingisuguseid seadusi, mingisuguseid, ma ei tea, määrusi, selle, kuidas nagu riik on üles ehitatud, kus riigi asutused on üles ehitatud, et see ei tundu nagu, ükskõik kellega ma räägin, et see ei ole mingi IT-probleem, no me leiame selle progeja või kui ei ole Eestis seda mingit UI-disainerit, no me leiame selle ka, et see asi ei ole nagu IT-küsimus. Ma räägin teenuse omanikest, need ei ole IT-inimesed. Agu, sa tahtsid midagi lisada? Ma just tahtsin öelda, et see illusioon, et seadusandja on välja mõelnud ja ette öelnud, kuidas asju teha, et uskuge mind, seadusandja ei öelnud, et isateenuse puhul küsige pikk ankeet ja siis kui ühekäelse bandiidi keeldu tahad, et siis on ainult üks küsimus. Uskuge mind, seadusandja teinud seda niimoodi. Et siin on ikkagi inimesed reaalselt vahepeal, kes seda tõlgendavad, teevad, ellu viivad, nendega tuleb tegeleda. Indrek? Minu jaoks on IT arendamisel see kasutuslugu olnud kõige kurja juur. Ja mul on õnnestunud vähemasti oma IT-partneriga, oma tehnoloogia direktoriga jõuda nii kaugele, et me ei tee kasutuslugusid. Kasutuslugusid on meil vaja võib-olla kõige lõpus, kui me hakkame kirjeldama tõesti, kuidas nagu mingi see üks tegevus käib. Siin mitu minu kaaskõnelejad ütlesid, et meil ei ole kliendivaadet, meil ei ole suurt vaadet. Ja seda ongi see, et neid süsteeme üritatakse kirjeldada kasutuslugude kogumi kaudu, aga need kasutuslood tervikuna ei tööta. Ja see, mis on puudu, ja see nüüd ei ole mitte ainult IT-sektoris, see on minu meelest puudu igal pool, kus vähegi nagu tegeletakse mingite protsessi moodi asjadega. Meil ei ole protsessi mõtlemise ja protsessi arendamise oskust. Metoodikaid, millega üldse mõelda, mismoodi tegelikult asjad oma ajalises järjestuseks peaksid käima. Ja ei ole nagu midagi uut päikese all, eks ole, tänaseks valmistudes vaatasin ka oma protsessi juhtimise tarkuse kausta, eks ole, juba Deming ütles, eks ole, et kui te ei oska oma tegevust kirjeldada kui protsessi, siis te ei tea, mida te teete. Alati, kui Margus Püüa nagu proovib hakata neid protsesse nagu lahti mõtestama ja muutma, ma olen mitu korda näinud, siis ta jõuab selleni välja, et tuleb täiesti ümber kirjutada avaliku teenistuse seadus ja tuleb täiesti ümber nagu kujundada see, mismoodi riigiasutused toimivad ja siis ta vaatab nüüd enda ümber ja mõtleb, et kuhu ma nüüd selle jutuga lähen ja siis tullakse paari aasta pärast selle sama jutu juurde tagasi. Ja see ei ole üldse IT-probleem. Jah. See on tegelikult ju koostöö, tööjaotuse, õiguste ja vastutuste probleem, kui me räägime riigi e-teenustest. Aga kui me võtame, eks ole, erasektoris täpselt samad probleemid tegelikult. Natuke vähem tehakse käkke sellepärast, et kasutajad maksavad sulle kohe kätte, õigemini jätavad maksmata, eks ole, kui sa viletsat asja teed. Et see ei ole nagu sugugi üldse nagu tehnoloogiline probleem, see metoodika probleem. Vastutuse küsimus ja teenuse omanik peabki pidevalt sellega tegelema, et kõrvaldada takistused selleks, et tema teenus nagu omast aga kui sa oled loomulik monopol nii-öelda seaduse mõttes mingi teenuse mõttes, sul võib see vastutus olla, mis sa ei tee lihtsalt. Sa oled riigiametnik, Taavi Kotka tuleb ja ütleb, et sa vastutad, no ma vastutan, aga sa ei tee mitte midagi, mis siis saab? Ja millest see vastutus kellega ma konkureerin? Mõõdame aasta pärast uuesti. Ma näitan teile muutusi, mis tuleb. Väga hea. See on väga hea, aga võtame siis kokku, meil jäid põhipunktid, mis tekkisid, et tõenäoliselt rohkem e-teenuseid meil nagu väga palju vaja ei ole, või alati on hea, kui keegi mõne uue e-teenuse välja mõtleb ja selle turule toob, aga pigem on meil ikkagi paremini vaja e-teenuseid ja mis meil siis jäi kõlama, et tuleks päriselt läbi proovida päris inimeste peal, mitte ainult ametnike peal või nii-öelda nende inimeste peal, kes selle välja mõtlesid ja arendasid, enne kui see nagu välja läheb, siis Taavi, sina ütlesid, et vaatame, mis aasta pärast saab. Võtame vastutuse, jagame ära. Egle ütles, et tuleks nendele inimestele ka õpetada või siin teist korda juba täna või isegi kolmandat korda tõstatub hariduse küsimus, et mida meile ülikoolides õpetatakse. Agu, mis sina kõige põhilisena välja tooksid? Mul on tegelikult üks väljaütlemata mõte, et me täna rääkisime sellest, et avalikud teenused on läinud ministeeriumite ametkondade üleseks. Tegelikult peame suutma luua sellise skeemi selle teenuse ja toote arendamise vahele, et me teenused on tegelikult täna ka Euroopa ülesed ja Euroopa riikide vahelised juba. Ei ole enam oma avalike teenustega enam selles kogukonnas, mis on see 1,5 miljonit, me oleme täna avalike teenuste kogukonnas 450 miljonit.
ja me ei saa luua siin, rääkida sellist mudelist, et lahendame nüüd järgmise taseme probleemi ära, me peame nägema seda piirjoont ka seal juba ees. Et paljud avalikud teenused täna on seal. et olema valmis, no iseenesest Eesti võiks võtta juhtiva rolli Euroopa-ülese platvormi loomisel, mis iganes see ka ei oleks, XD, ID-kaart, midagi järgmist, digitaalallkiri. Hendrik, mis sa kokkuvõtteks? Mul tulid jälle kiiruskaamerad meelde, lihtsalt ma kuulsin üks päev, et nüüd on siis need Euroopa-ülesed infosüsteemid ja e-teenused jõudnud ka nii kaugele, et kui sa Hispaanias või Prantsusmaal kaamerasse sõidad, siis see trahviteade tuleb Eestisse koju. Et tundub, et ka ikkagi need samad teenused niipidi toimivad ka isegi üle-euroopaliselt super hästi nagu. Aga millega ma kokku võtan, ma hääletan Taavi poolt. Väga hea meelega. Muide, varastatud autod jõuavad ka infoga kohale, et selle mõttes ei ole ainult see, et trahvida saaks. Ja Indrek? Mina esitaks Taavile tellimuse. Kas sa saaksid teha niimoodi, et Eestis ei antakse enam välja mitte ühtegi täiendavat plastikkaarti, mille ülesanne on inimest identifitseerida. Et kui meil on olemas ID-kaart, et see nüüd siit päevast edasi ongi üks ja ainumane identifitseerimisvahend. No ma ei tea, siin need näited võib tuua, eks ole, Tallinnas ühispilet ja siis, eks ole, jälle mingid asjad tulevad ja kliendikaart, eks ole, mida meil on rahakotid täis, eks ole. Sa ise oled müügiõpetuse andja. Ja sa tead, miks teeb igaüks oma kliendikaarti ja miks nad ei kasuta ID-kaarti, kuigi see võimalus on olemas, siis Apollo kasutab seda. Sa peaksid seda mulle vastama. Erasektor on siin täitsa tubli, et ma tean ka kaks, jah, Prisma ja Apollo, aga kõik ülejäänud teevad oma kaardi, miks nii nüüd siis? ID-kaardi pole reklaamipinda. Et ma arvan, me peaksime sulle õpetama, miks nad teevad. See ei ole tegelikult see, kui nüüd selle ID-kaardile omanik tekib riigis, siis tegelikult selle ID-kaardi omaniku üks ülesanne peaks olema propaganda ja eks ole, erasektoris saab nagu meelitada ja avalikus sektoris saab käskida öelda, et kuule lõpetage ära, ühtegi kaarti rohkem ei tule. Ja tegelikult on väga oluline point, nagu miks mina kui kasutaja ei taha ID-kaarti kliendikaardina kasutada. Ma siiamaani ei mäleta, millise saamatu poes ma klient olen. Mõte kõigis toimib. No see mõlemus on nagu ID-kaart, kliendikaart. Ühes ma olen klient, teises ma ei ole. No mis siis? Siin saab teha võiks olla mingid lepekad, mida ma võin tahakotti kleepida. See küsimus on tegelikult erasektori ettevõtjatele, mitte mulle. Aga lihtsalt sulle infoks, et sul on ainult kaks kaarti, eks. Sul on juhiluba ja ID-kaart. Eesti riigis sul juhiluba iseenesest vaja ei ole, aga sul on juhiluba vaja väljaspool Eestit, nii et ongi kõik. Aga selle sõnumiga lõpetame paneeli. Aitäh kõigile osalejatele. Suur aplaus.